Lennusadamas avati uus näitus, mille pani kokku Eesti oma teadur ja see räägib maailma avastamisest. Ja tuleb välja, et näitus, kui kohal on vähemalt 5 miljonit eurot maksev laevamakett, mis väidetavalt kuulus Napoleonile kunagi, siis on mida vaadata. Kas vastab tõele, et see 5 miljonit maksev laev on kuskil siin lähedal? On olemas. Kas seda saab ka katsuda? Katsuda saab tema klaasist ümbrist. Ja kujutada ette, kuidas sa võiksid teda katsuda. Meie enda muuseumi teadur Felix Kornišev on selle näituse kuraator ja tõesti kõige kuulsamad mereretked on siia kõik kokku kogutud ja keskendub see peamiselt meie enda Balti-Saksa maadavastajatele. Ja kusjuures on terve pikk laevamast on püsti pandud, milleks see vajalik on? No kuna meie näitus on täis tegelikult väga palju väga põnevat infot, siis võiks olla ka külastajatel võimalus proovida päriselt, kuidas võis olla seal mastis ronida ja seda meremehe elu elada. Ja mitte ilusa ilmaga, vaid siis tormise merega ka mast vist niimoodi käia, jah? Ei tea, kas meil ka mõni mastimees kuskil siin lähedal on? On siin mingi mastimees ka või? Aga tuled alla ka? Kas sa maad näed? Ma ütlen ausalt, olete kuulnud küll seda ütlust, et altpoolt vaadates ei tundunud üldse nii kõrge. See on ju 10 meetrit ainult. 14. Ma olen lennukiga mitme kilomeetri kõrgusel lennanud. Kuidas sa nüüd siis laeva mastist alla tulla? Mul on ainult üks küsimus. Et kui vanasti roniti masti otsa, siis miks oli vaja alla üldse hüpata? Miks ma ei või lihtsalt rahulikult alla tagasi tulla? Sul isegi ei kõiguta, nii et tule alla. Ma ei küsinud sinu käest. Meil on hetkel tekil abikäsi puudu ja kui kiirelt alla ei tule, siis me hakkame alt kõigutama. No jah, eks siis tuleb tulla. Ma lihtsalt venitan, nagu ta saate. Ma näen jah. Ma ütlen see ausalt väga ebamugav. Oled sa kindlasti kinni ikka, jah? See ei ole täpselt see, mille peale ma tahan praegu mõelda. Mulle lubati, et ma olen. 2, 1, minek! See hetk, ma ütlen sulle ausalt, see hetk on üks tüütu hetk. Ma ei tea, mitu korda ma siin saates olen pidanud seda hetke üle elama. Aga väga lõbus oli tagantjärgi öeldes. Kas nüüd, kui ma ütlen sulle, me läheme 5 miljoni eurose laevamaketi juurde, kas pärast sellist adrekat on selline tore fakt sinu jaoks? Ja see võiks olla auhinnaks. Nii, no siin ta on, Jürikene. See on sinu kingitus. Aitäh. Saad seda vaadata. Arvestades seda, et see maksab 5 miljonit eurot, olen mina isegi natukene hämmingus, et siin ümberringi ei ole ühtegi turvameest. Me oleme nad hetkeks ära ajanud, et võib-olla televaatajad ei hirmuks ära, aga tegelikult meil on alati siin keegi minu kolleegidest valvamas. Kas see on kuulikindel klaas? Ma eeldan, et vabalt võib olla küll. Miks just see 5 miljonit maksab ja teised mitte? Ta on väga peenelt tehtud ja selle mudeli, nagu ka paljude teiste laevamudelite, mis samasse kollektsiooni kuuluvad, ehitamiseks on kasutatud näiteks eebenipuud ja elevandiluud. Et on kindlasti kasutatud palju kallimaid materjale kui võib-olla tavapäraselt, aga mis selle kõige väärtuslikumaks teeb on see, et selle tellis isiklikult Napoleon, nii et see annab sellele selle väärtuse. Kus sina tead, et just Napoleon selle laeva tellis? No mulle rääkis näituse kuraator isiklikult ja teda ma usaldan. No eks me siis üritame ka usaldada. Kas sellise asja toomine Eestisse on raske, et sa pead kellegile ju tõestama, et sa ei ole ikka täitsa tuutu, et sa tood kuskile, paned kuskile keskele, siin on saatejuhid, kes käivad ja näperdavad. No muidugi, ega võib-olla kui teie oma muuseumi loote, siis võib-olla esimese asjana ei saa 5 millist laeva endale kohe tellida, aga see laev tuli Prantsusmaalt, temaga oli kaasas eraldi saatja, ta oli pakitud 2 eri kasti, et kõikvõimalikke värinaid ja vibratsioone siis vähendada selle meresõidu ajal. Kuna ta on natuke üle 200 aasta vana, siis igasugune väiksem selline õhuniiskuse temperatuuri erinevus võib seda väga õhukest ja kallist puitu lõhkuda. Ma tahaks teada, et kus ma tean, et see 5 miljonit maksab, et selles mõttes, kes nüüd õhtu saadet ei vaata, tuleb lihtsalt vaatab, üks laev, aga juba tegelikult uurib seda pikksilma siin. Et miks ei ole kuskil suurt silti, sõbrad, vaadake, see ongi 5 miljonit väärt laev. Võib-olla sellepärast, et isegi kui sa 5 miljoniga sularahas kohvris siia kohale tuled, siis tegelikult sa seda ära osta ei saaks, et seda hinnatakse 5 miljonile. Mis tähendab siis seda, et juhul, kui me praegu nagu liiga kõvasti raputame seda laeva? Siim, ma väga vabandan, läheme siit edasi. Liiga kauaks on jäänud sõna 5 miljoni ja lõhkumine ja varastamine juurde. Läheme. Vabandust, järgmine agregaat, mis ei ole küll laev, aga see on laeva lahutamatu osa. Mis aastatel sellisega umbes navigeeriti siis? No see on loodud aastal 1790 ja tegemist on siis kronomeetriga. Ja kronomeeter tegelikult ei ole midagi
muud kui natukene täpsem ja natukene uhkem kell. Ta tegelikult näitab siis Greenwichi aega, ehk siis seda nii-öelda nullaega ja siis seda võrrelda kohaliku ajaga ja igasuguste nurkadega, mis sa mõõdad välja horisondi või taevakehade vahel. Ja see protsess on väga keeruline, aga selle põhjal on võimalik välja arvutada siis pikkuskaraade, kus sa täpselt asud. No Jürikene, kasutad ära või? Kas mina kasutan kronomeetrit, kui ma liigun purjekaga ringi või? Ei, tänapäeval on nii lihtsad vahendid juba kasutusel nagu GPS-id ja kõik muud. Küll aga, kui ma ühel hetkel ära eksiksin, siis ma arvan, et ma oleks võimeline seda kronomeetrit kasutama küll, et aru saada, kus ma olen. Ma valetasin nii, et suus. Mõtlen nende seadmete peale ja nende nägude peale, kes siin näitusel on. Siin on väga palju need kapteneid ja maadeavastajaid. Et need on siis kõik need inimesed, kes on kuskilt siit kandist, siit piirkonnast läinud. Just suuremas osas on nad tõesti meie enda baltisakslased. Kindlasti on ka kuulsamad Briti ja Prantsuse maadeavastajatest natukene juttu. Ja see kronomeeter tegelikult kuuluski ühel hetkel meie enda Adam Johan von Krusestenile, kes on siin sündinud, siin surnud ja siia ka maetud. Meie täitsa põhimõtteliselt Eesti poiss. Ikkagi ma läks vaataks seda laeva veel. Ei, vaatame, see on teine asi veel. Siin on terve suur kaart. See koht ütleb sulle midagi. Oled elus käinud või näinud? Bikiinisid. Jah. Olen näinud. Oled näinud, jah. Kas sa tead, kes seal all elab bikiini atollil muidu? Ei tea. Kes elab bikiini all? See Käsnakall elab seal. Oled Käsnakalla multikat näinud? Ei ole. No võt, aga siin on laste. Ma tean, kes on Käsnakalle selles mõttes, aga ma ei ole kunagi vaadanud Käsnakalle multikaid. Ühesõnaga, siin ma saan aru, et laste peale on ka mõeldud, jah? Muidugi on mõeldud. Siin on meil üle näituse on siis ära peidetud erinevad nii-öelda rotiluugid ja need rotid siis kujutavad erinevaid mereametimehi. No keeruline öelda, mis hetkel mingi ametimees pidi selliseid rolle laeva peal täitma hakkama, et ma saan aru, et tantsima. Mis ametimees ta siis laeva peal oli? Sa oled suutnud leida üles ühe luugi, kus ei ole laeva ametimeest kujutatud, vaid see on siis pärismaalane rott. Kokku on 11 luuki, ilusasti ära peidetud, üks on sinu lemmiku 5 millise juures. Jah. Oota, ärme võib-olla sinna juurde lähe nii väga. Eksootiline pilk, vaatame sisse. Kunstnikud olid ka laevaametid. Absoluutselt, enne usaldusväärset fotoaparaati videokaamerate leiutamist pidi olema ju keegi, kes ikkagi jäädustab kõik need inimesed, kõik need kombed, kultuurid, et oleks midagi tagasi viia ja näidata. Lähme siis sinna ühte teise ruumi veel. Meil on väga suurilatse lõpuks ka. Hops. 5 miljonit. Lähme sinna poole. Nii, meremuuseum saab 90 ka ja mis tähendab seda, et kui Lembit on siin juba pikka aega ja tema kuskil ära ei lahku, siis te proovite ikkagi selle maja maksimaalselt ära kasutada aasta jooksul. Mis te siis ette võtate? Plaanis on siin erinevaid sündmusi, mis kõik toimuks siis meremuuseumi 90 juubeli giidi all. Näiteks ka muuseumi algusajast rääkiv näitus. Just nimega algus, mis siis 12. mail siin samas ka avatakse. Kas ma saan õigesti aru, et meremuuseum on otsustanud vähemalt selle ära teha, et te lähete majast välja ka, et ei jää siia ainult? Jaa, kindlasti, et juba siin rohkem kui nädala pärast lähme korra Tallinna sadamasse ka. Sinna plaaniks panna ühe suure ankru ära tähistatud koht, kus meremuuseum oma tegevust alustas. Kes on käinud viimaste aastate jooksul? Miks ta peaks tulema? Mis see kõige uuem asi on see, mida vaadata? Eelmise aasta kevadel ju uuendasime kogu seda siinset ekspositsiooni, et see on kindlasti kõik nüüd piisavalt värske. Ma usun, paljudel ei ole veel sellisel kujul seda näinud. Ja muidugi meil on ju teine maja ka, Pax Margareta, et ka sinna. Seal ka ju küllaltki värske, 5 aasta vanune. No väga tore, tulge kohale. Robbie peab nüüd hakkama maitsma erinevaid toite. Need on väga olulised toidud, sellepärast et need toidud aitasid hoida ära laeva meeskonnal ühte kohutavat haigust. See oli skorbuut, ehk siis C-vitamiini puudus. Mis see juhtub, kui mul skorbuut on ära surema? Sul ongi tõenäoliselt antud hetkel skorbuut. See on natuke haiguse moodi kõlab. Ei, see on ikkagi mingisugune konkreetne kogu keha mädanemine, hambad kukuvad suust välja. Liigesed valutavad. Kuuldavasti või vähemalt on niimoodi arvatud, et skorbuudi kätte suri rohkem meresõitjaid, kui näiteks sõdade käigus mere peal on inimesed surnud. Skorbuut võttis nii, et vähe ei ole. Okay. Robbie, viimane aeg on sindki hakata ravima. Ma ei taha skorbuuti. Päris pikalt siin merel olnud. Palun väga, tee suu lahti. Kalamari mingi kujul. No nii tõesti on, see on must kalamari. Okay. Kui palju ta skorbuudi vastu aitab on ise asi, aga kuna merel olles kalamarja üleküllus siin ees võis oodata, siis see kindlasti oli ka nende meremeeste toidulaval. Tänapäeval saame seda siis mitmesaja euro eest osta sellises väikses lusikasuuruses topsis. No see on ju vana ja hapukapsas. See ikka tünnides oli kaasas, ma arvan, järgnen. Suurte tünnidega. Just, ja seda kasutasidki peamiselt siis meie enda baltisakslased. Suru kokku kõvasti, jah? Ei, sa ei pidanud üleni. Kuidas see muuseum kajas praegu? No see on sidrum või laim? See on laim, jah. Ja seda just näiteks siis britid, kuna neil olid Kariibi meres olid kolooniad, kus laimid kasvasid ja sealt neid said endale tuua.
seal oli 0 maitset mu jaoks, ma arvan, see on see, aitäh, tähtvili või mis see on see? Draakonivili, jah. Küll ta kolib. Kuivik, jah. Korbuudi vastu kahjuks see ei aita. Ei aidanud. Hapukapsas, kuivik. Kas mingid pakuvad rummi ka mulle? Ei. Kutsu kana. Ta on üks teine lind. Part, jah. Öeldakse, et ka vinnutatud toores liha peaks skorbuudi vastu aitama. Tee suu lahti, jumal hoidku, inimesel on skorbuut juba näos kinni. Veider kehaosa. Nagu meremehe. Tegemist ühe eksootilise looma. Kopraliha. Kus kohas peaks saama Hülgeliha. kopra kätte. See on ikkagi uute maade avastamisega seotud ja need loomad on ühel konkreetsel kontinendil. Vaalaliha. Ei. Vaalad on igal pool. Ja jääkaru, känguru. Jah, palju õnne. Ei, ma olen känguriliha sellisel kujul varem söönud, aga praegu... Lihtsalt ütleme, me ei ole kokandust saates praegu. Ja, kuule, kanna hapukapsast vahepeal juurde natuke, väga maitsev oli. See annab sulle C-vitamiini. Just. Et sul suu mädanema ei läheks. No just. Kuule, aga ma ütlen selle praegu kaasa. Ma arvan ka, et Eesti riik ja meremuuseum ei pahanda. Nii ongi siis raha maitse, jah? Kuule, aga te loete ainult kord aastas äkki küll, äkki ma võtaks ka väikse anksu. Siim, rahu nüüd. Hapukapsas, tahan käia. Selge, suur aitäh.